Väga paljud teist on ka ikkagi täitsa esmakordselt võtmas vastu seda väljakutset, mis saab olema teil laupäeval. No nii. Täna on 19. august, kolmapäev ja Ironmani stardini on 3 päeva. Vaikselt hakkab juba kohale jõudma, et see suur päev on lähedal ja kergelt juba tuleb see värin sisse. Okei, tegelikult värinat veel ei ole, aga et nüüd ei ole enam palju minna. Ja ma mõtlesin, et ma teen selle viimase vlogi selle mõttega lihtsalt, et nagu näidata just seda lõpuosa ka, mis toimub enne Ironmani starti täpselt, et neid trennivlooge ja asju on nagu palju olnud, trenni on palju tehtud ja nüüd see video ongi võib-olla siis viimasest 2 nädalast. Vahepeal oli ju Türi triatlon, kus tegelikult läks ju päris hästi. Omavanuste 3. koht. Mis on esimene mulje? Esimene mulje? Jah. Muljeid pole. Oh. Mingi räige tuul on jälle. Tahaks nagu ühe korra sõita, kui on tuulevaikne. Aga ei saa. Harjutadki paremini Ironmaniks? Mis sa arvad, et seal on ka terve aeg tuul? Ei, aga mõtle, kui seal ei ole tuult, siis on eriti hea sõita, eriti lihtne. Aga mõtle, kui seal on? No siis sa oled harjunud. Mis su number on? 261. Aja vaist ära. Ägedad kleepsud seal siin. Said jah? Hästi. Mul siit välja tulla või? Jaa. See tuleb tavaliselt olla munaga alla küll. Aeg läheb käima siis veepiirilt. What is he thinking? Ujumine sain poole pealt haamri, aga vähemalt keskmine tempo oli täitsa okei. Ratas oli raske, keskmist kiirust natuke parandasin kui Otepääl, mis sest, et päris tuuline ja üpris mägine isegi oli. Ja jooks oli jällegi hea, nagu Otepää triatlonil, siis jah, jooksuga me jäin väga rahule ja üleüldiselt see võistlus läks nagu hästi. Distants on küll täiesti teine, mis Ironmanil, aga vähemalt sain vahet salasid proovida ja neid mul tuleb tegelikult palju harjutada, sest ma olin väga aeglane seal. Ja mis siis Türi triatlonist edasi ja tegelikult vahepeal olid ikkagi mõningad trennid ka. Ma olen proovinud nüüd siin viimased 2 nädalat peaaegu ikkagi üle päeva ujumas käia. Natuke ratast, natuke jooksu. Nüüd see viimane nädal on mahu poolest ikkagi korralikult alla võetud. Treeningtunnid ja eelmine nädal, ma arvan, jäid sinna 12-13 juurde. See nädal ilmselt ei tule, ma ei tea, 7-8 tundi isegi täis. Enne võistlust muidugi. Koos võistlusega tuleb see nädal päris korralik.
aga vahepeal siis veel sain rattale ühe lisajupi peale, rattakompuutri. Rattakompuutrit hoidev jupp siis, mis tõstab selle rattakompuutri asja nagu ülespoole, et see mahuks mulle siia käte ülesse, muidu ta oli siin vahel, et siis nüüd ta on mul hästi. Triikombe sain vahepeal kätte, on ja sellega oli omajagu jeblimist, sellepärast et see esimene, mis ma tellisin, oli väike, aga õnneks ma läksin koha peale, nii et ma sain kohe proovida ja sellise vastu välja vahetada, mis mulle lõpuks sobis. Kuhu me sõidame praegu? Pärnusse. Mis me Pärnus teeme? Lõpuks on valmis saanud mu kostüüm. Või mitte valmis saanud, aga ma ise jätsin tellimiseni hilja peale. Aga ma lähen nüüd sellele Pärnusse järgi. Surpase triikombe ja surpase need aero golf sliivid ostsin endale, nii et nüüd me 5 minuti pärast jõuame kohale ja Ma ei saa üle vaata. on ikka kitsas või? Ma ei saa kinni lihtsalt. M-tool. Aga pikkused... Ei saa peksa, aga mul ei lähe kinni, jah? Ei tasu tagasi üle. Ma tegelikult vaatasin nende mõõtude järgi, ma olin kõige täpsemini, ma olin L. Tellivad väikest või... Kurat, äge on küll tegelikult. On jaa. Täiega äge. Tegelikult muidu jalgadest on nagu väga Tundub, jah. ülakeha lihtsalt ei lähe. Liiga paks. No. Ja kas see nüüd mind kiiremaks teeb just? Äkki teeb. Uus katse. Kinni läks. Tõost on nii kitsas, aga nagu... Katse number 3 või? Katse number 2 oli tegelikult hea juba. Jah. Aga veits õlgade värki vatas ära. See on tõesti mugav. See on ise selga. Õlast sitaks rohkem lahti. No. Sellega ei tunne, et midagi oleks seljas. Kui nii teed. Teisega oli nagu siit kangutas näiteks. No? Mis nüüd sai lõpuks? Sai see, et esimene versioon oli väike. Ülevalt lukk kinni ei läinud. Paks. Jah, paks. Siis proovisin seda kallist kombet, mis maksab 650 €. Ja see nagu põhimõtteliselt oli selline tunne, et sa ei tunne, et sul on midagi seljas. Aga kui käed üles tõstsid, ujumisliigutus nii-öelda tegid, siis õlast oli nagu käsi nagu kinni. Veits oli siuke nagu kalipso tunne. Ja nüüd ma mõtlesin, et kui mul on nagu triikombe ja kalipso, mis mul mõlemad õlast kinni tõmbavad, siis ma ju ei ujugi ära. Raske südamega küll otsustasin ühe selle aero oma vastu. See oli küll rohelist värvi, mis... Neonkollane muidu. Okei, neonkollane, mis internetis tundus roheline ja mitte väga ilus, aga kui ma selle selga panin, siis nagu esiteks ta oli kõige mugavam, hind oli mõistlikum ja ma arvan, et sai õige valik tehtud. Ma loodan. Kõik hästi. Lähme teeme väikse jooksutrenni nüüd meil seal Pärnu krundi peal ja siis õhtul juba Tallinnasse tagasi. Vamos. Kell on mul uus Coros Pace 4. Nii hea hinnaga sain 220 € ja sellise masina. Ma olen nagu praegu esimese nädalaga väga üllatunud. Et selline hinnakvaliteedi suhe on nagu väga hea sellel. Randme pealt näitab päris hästi pulssi, kuigi mingi hetk ma tahan seda käevööd siia kindlasti ka, sest nii palju see ikkagi on täpsem, et see tasub ennast ära, ma usun. Ma mõtlesin erinevate
brändide ja asjade siin vahel ja mõtlesin, et kas võib-olla veits nagu võtaks siukse riski, sest ma ei tea, minu jaoks see Coros on ikkagi nagu uus asi, aga kui nad mõned tegelased siin kasutavad seda, siis mõtlesin, et võiks ära proovida. Ja lambist leidsin kuskilt ka rautast või mingist siuksest kohast mingi päris hea diili. Ja täna ta jõudis kohale, eile ma tellisin ta e-poest. Käisin täna Haaberst iga rautas järel sellel asjal. Okei, mul on nagu nii ebamugav asend praegu. No aga võta siis kokku ennast. Tulen natuke paremini. Ops. Vau. Coros Space 4. Vau. See ongi kogu kell või? Mida asja nagu, kuidas see käima peaks? Okei, just joking. Oi. Siin on meil lisaks mingid jublinad. Nice. Rihm. Okei, enam vähem. Bro! Ja, whatever. Siin on mu see eelmise kella see. 6-7. Show me. Vau. Ma praegu veel ei ütle, kas ma soovitan seda kellelgi teha, aga pärast võistlust Ma just ütlen, sa teed seda nagu vabatahtlikult. ma tean. Aga kui sa paned ennast kirja ära ja maksad suure raha ja siis treenid mingi pool aastat või 5 kuud või palju ma treeninud olen ja näed nii palju vaeva ja siis nagu viimasel hetkel hakkad alt hüppama, siis see ei ole okei, nii et ma ei hüppa alt ära. Ma lihtsalt näiteks vingun, aga see on okei. Mul on see, et mul jääb vesi kõrva ja siis mõtlesin, et mingi, ma ei tea, 5 või mis ta oli, et savi proovin ära. Äkki on nagu midagi head. Aga mis asi see on? No põhimõtteliselt see on nagu kalipso jaoks. Anti-chafing protection ball. Et sul mingi siit just ära ei jõudnud, kui sa vastu kalipsot käid kogu aeg. Yeah. Aga samas ta arvas, et see võiks sobida nagu mingi rattal või jooksu ajal ka. Oota, ongi nii, või? Neist tuleb Selveri kotti. Represent, mitte sponsor, promoks kõigile. Sa oled nagu mingi mürsk. Tead, kui raske või? Mõtlesin, sa jäädki sinna metsa. Sajab täitsa kõvasti ju. Jaa. 3 poissi keika. Määrivad mingit valget kreemi. Ka me siis ära 10 mitte poisid ajavad. Hea. Rattal kassett läks vahetusse mul oli täpselt 1 käik. Oli seal puudu. Nii et nüüd ostsin uue kasseti ja rattapossaga ikka iga päev natuke siia tänna timimist kogu aeg proovin paremaks saada, et võimalikult mugav oleks. Aga ma arvan, et see on siuke not ending story selle possa nagu siis ideaalseks saamisega. Ma arvan, et see on suht võimatu. Küll seal sadula peal istudes hakkab mingi koht valutama. Siis on õlg, siis on kael, selg, et neid asju nagu midagi muudad, kuskilt poolt nagu läheb paremaks, kuskilt poolt läheb natuke halvemaks, et aga ei tasu vinguda. Ma olen nagu ülirahul, et me oleme nii kaugele jõudnud. Ma olen selles suhtes nagu uhke, et ma olen nii kaugele nagu üleüldse selle asjaga tulnud, et ma selle teekonna ikkagi lõpuni surun ja juba ootan seda päeva. Ma täna käisin oma seal Expo-alal korraks, ostsin 2 joogipudelit veel, numbrit ma ei ole veel ära võtnud, seda ma olen homme tegema, homme ma... Ta küsis mul, mis su nimi on? Siis ma ütlesin oma nime, siis ta hakkas mu nime otsima. Aga siis ma ütlesin, ma tegin nalja. Või mingi, mida ära tee nii nalja?
vaata 70.3. mis siin Kihlvedu suure raha peale. Anders arvab, et siia 2000 nime. Ära. Ironmani nimed. Aga Liina... Ei, on küll. Jaa, on küll, jah. Näe. Ma ei usu. No chance. sain. See mida madalamal on, seda aeglasem aeg tuleb. Ma arvan, et see on natuke üle pingutatud see tund aega. Dokumendi järgi. Siin on kõik nimega seotud materjalid ehk siis Kummale käele? Sinu valik, aga igaks juhuks ütlen, seda lõigata ei tohi, nii et ratta järgi minekuks ka veel oluline. Ja siis võib ära võtta. Iisrael, Anders Veerpalu ja Roman Fosti, olge head, kes ees see mees, leidke endale lava peal mõnusad kohad, kus istet võtta ning siis saame teada järgneva kolmveerand tunni jooksul, kas kõik teed ikkagi viivad triatlonini. Ja Roman Fosti, palun vali ise endale koht. Ja ma arvan, et see suvi, mis ma siiamaani triatloniga seoses teinud olen, ei ole mitte kuidagi vähem tippsport kui eelmine talv, nii et ma arvan, et jätkub veel, jah. Mis kell on? 1,5 tundi on aega, rahulikult jõuame sööma minna. Okei. Sa rääkisid väga hästi. Rääkisid väga vaba. Aitäh. See oli nagu hea kuula. Aitäh. Pead soengu korda tegema. Nii hea pilt. Sobib, jah? Muidugi. Sa saad päriselt rääkida, et mis sa siis Andersist päriselt arvad? Ma arvan, et Anders on täielik amatöör. Ta elu sees ei tee alla 10 tunni ära. Hea, kui alla 12 tunni tuleb sinna lõppu. Keegi oli nõus praegu. Ta tahtis sinna, et see, kes õigesti aega pakub, saab selle pusa ja selle, ja ma panin ka 11. Ma olen realistid. Ja Anders on kõige toredam trennikaaslane üldse. Oligi nii palju pitsasid või? Oli küll, jah? Sa olid ainuke pastaga või? Jah. Karblood. Kes vastab teie kõikidele küsimustele ja tean, et meil on siin Mari, sest et see on ikkagi esmakordne kõikide jaoks. Ja teil ei ole ühtegi vabatahtlikku, ühtegi. Absoluutselt. Siin on hea hinna. Aga alati on see üks. Vaata, sai contenti nüüd. Ma olen nii paks. Oled tõesti? Teevadki nii kui valesti. Nüüd üles poole tõmmata neid. Sinna on siis teised teevad erinevad. Kuidas on? Väga mõnus. 150, see on 550. Isegi ei tea, mida rohkem nagu öelda. Kuidagi veider tunne on, et 5 kuud tagasi alustasin. Selline tunne, nagu see oli eelmine kuu. Et kuidagi nagu nii pikk aeg, aga see on nagu nii kiiresti läinud. Ja nüüd nagu mõtled, et pagan, äkki oleks pidanud ikka seda seal rohkem tegema ja seda seal ja nagu... Ma saan aru küll, mille pärast öeldakse, et Ironmani nagu viimane nädal ei tohi teha neid trenne tagant järgi, sellepärast, et mul reaalselt endal samamoodi see tunne praegu, et äkki ma oleks ikka pidanud kuskil mingi pika ratta tegema rohkem ja seda proovima ja seda ja et siuke tunne tekib, et nüüd nagu peaks tegema veel. Aga õnneks mul nii palju mõistust on, et ma ei hakka seda tegema ja ma ikkagi viimase nädala võtan rahulikult. Et ei ole vaja seda, et lähed starti ja oled täiesti läbi omadega. Siinkohal aitäh kõigile, kes on kaasa elanud, kes on vaadanud seda teekonda. Mulle endale on olnud nagu väga äge teekond, väga huvitav. Vaatame, mis edasi toob, pole õrna aimugi. Mis pärast seda finišijoont nagu need sõnad on, mis seal esimesena välja tulevad. Loodetavasti need ei ole, et kuule, teeks homme jälle. Ei, seda ma ei usu. Ma arvan, et natuke läheb taastumiseks kõik aega. Minu poolt praegu kõik. Teiega näeme siis pärast võistlust, mõni nädal pärast võistlust loodetavasti. Kui tuleb välja Ironmani official aftermovie, siis minu aftermovie, siis mitte nüüd Ironmani enda official aftermovie. et täna sain just kokkuleppele Rennoga, kes siis tuleb ja shootib selle päeva ja paneb kokku ägeda aftermovie. On mida oodata.
laupäeval on siis päriselt panna vaja ja loodetavasti panen ka. Jah, tore on olnud. Aitäh!